Tere tulemast Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris ja kui sa oled siin esimest korda, siis anna teada, kuidas sa selle video leidsid, mis sind tõmbas siia. Kui sa oled siin juba korduvalt käinud, siis tere tulemast tagasi. Suurim rõõm sind siin näha. Ja sina võid ka kommenteerida, et mis sind ikka jälle tagasi kutsub. Täna tahaksin videot alustada video keskse teema välja selgitada Human Designi kanalite väravate kaartide abil. Et vaatame, mis sellest mõtisklusest välja koorub. Human Designis siis 64 väravat, on 64 arhetüüpi, sellist universaalset teemat, mida Human Design võtab sealt Hiina I Ching muutuste raamatust. Ja siis väidetavalt kõik need 64 energiat moodustavadki siis kõik elu osad, universumi osad. Nii, aga mida siis tänases videos edasi anname sõnumina? Mis on tänase video keskne teema? Mis on see teema, mis täna on oluline teada, selle kallal tööd teha, teadvustada, mida universum tahab meile näidata, mida me veel ei märka. Oih, kui palju kaarte tuli, aga ma võtan selle kõige pealmise siit. Nii. Värav number 10. Värav number 10, selle nimi on siis iseendana käitumine, käitumiste uurimine. Et see asub südamekeskus, identiteedi keskuses. Aga ma tahaksin siit eneseavastusteekond raamatust, Kaire Vakkeri raamatust igaks juhuks üle vaadata veel ka sissejuhatavalt. Identiteedi energiakeskus on siis energiakeskus, mis vastutab meie suunataju eest elus ja selle eest, et me teame, kes me oleme. Et kellel on identiteedikeskus defineeritud ehk seest värviline Human Designi kehakaardis, siis nendele inimestele on isikuomane selline üks kindel viis tajuda iseennast, et ma tean, kes ma olen. Aga need, kellel on see defineerimata valge seest, siis need inimesed on hästi vastuvõtlikud erinevate identiteetide suhtes, et näiteks nad võivad erinevates sõpruskondades väga erinevad nagu kameelionid, et võivad erinevad sellised kostüümid selga panna ja et neil ei ole sellist ühest taju, et kuhu nad elus teel on või kes nad siis päriselt on. Aga see ei ole kindlasti mingi negatiivne omadus, seal on ka omad nipid, kuidas sellega ringi käia. Aga värav 10 siis, 161 lett. See on värav 10, ühendus iseendaga, enesearmastus. Väga suured teemad siin täna. Enda väljendamine, käitumine, enesekesksus, loomulikkus, elusse armumine, olemine. Ja see on universaalse armastuse värav, armastus elu ja elus olemise vastu. Et isegi kui see energiakeskus ise on identiteedi värav, eks ju, identiteedi energiakeskus, kus see siia kirjas on, G-center, siis tegelikult see värav on ka armastuse värav. Armastuse keskus, ma nüüd segi need sõnad värav ja keskus.
et armastus iseenda vastu. Ja siin veel ütleb, et selle number 10 värava mantra: ma olen siin selleks, et käia enesearmastuse teed ning olles endaga päriselt ühenduses ja armastuses ja armastades elu, õpetan seda ka teisi tegema. Et see inimene siis uurib käitumisi ja väga tähtis on autentsus. Aga mis siis selle teema kohta, mis me tahame täpsemalt rääkida? Et küsime lisainfot kaartide käest. Näiteks siit šamaanikristalli kaartide käest, et mis see juurpõhjus on, mis need takistused siin selle enesearmastuse ja autentsuse teemal on, mida me peaksime teadma. Juurpõhjuseid paluks. Milline energia aitab meil mõista, kuidas on hetkeolukord siis selle enesearmastusega. Seleniit. No seleniit on selline hästi puhastav kivi. Mul on see isegi siin olemas. Nii. Sellega saab puhastada iseennast ja kõike. Puhasta ennast ja ühenda oma energiat peenemate energiatega. Sempre tuo positsioone quando vorrei. Et need peenemad energiat on alati sinu käeulatuses. Et need on sulle alati kättesaadavad. Ja siin kaardi peal siis need valgusolendid saadavad energiat sellele inimesele, kes siin pikali on. Seda ei ole eriti hästi näha. Kuidas need teemad siis omavahel seostuda võiksid? Enesearmastus ja autentsus iseendana käitumine ja seleniit kui puhastav kivi. Ühenda end valgusolendite energiaga. Et see enesearmastus siis see on nagu ka täpselt saad aru, kes ma siis olen. Et me rääkisime sellest, et see identiteedikeskus on ju ka see keskus, mis räägib sellest, kes ma siis päriselt olen. Ja kõik me siin maa peal oleme vaimsed, spirituaalsed olendid kehas. Et illusioon on ju see, et me arvame, et me oleme lihtsalt kehad ja siis mingi vaimne maailm on kuskil eraldi. Et tegelikult see on nagu vastupidi, et meie tõeline olemus, meie hinge olemus on ühenduses algallikaga ja meie tõeline igavene olemus on siis see peenem energia. Ja selleks, et päriselt mõista ja iseennast armastada ja siis me võiksimegi rohkem selle oma tõelise olemusega, selle oma energeetilise olemusega ühendust otsida. Ja seda saab ainult siis teha, kui sa oled puhastunud. Et siin ütleb ka see, et puhasta ennast. No millest me siis ennast võiksime puhastada? Kindlasti segab peenemate teadvustasanditega ühenduse leidmist. Segavad negatiivsed mõtted, rasked mõtted, emotsionaalne virvarr, emotsionaalne tasakaalutus. Et kõik see, mida me arvame, et oluline on, et see räägitakse egost, et see, mis me arvame, kes me oleme. Et see nagu paneb kõigele sellele meie tõelisele hingeolemusele kõva koore ümber. Nii, aga kuidas siis saaks lihtsamalt luua ühendust oma energeetilise olemusega, oma hingeolemusega?
küsime nendelt kaartidelt. Mis toetaks seda puhastusprotsessi? Mis aitaks, lihtsustaks ühenduse leidmist, ühenduse loomist oma energeetilise olemusega, oma hinge tasandiga, teiste dimensioonidega. Aha, siin on kirjas 44 mõtleja. 44 on väga toetav, kaitsev number. Ei ole eriti hästi näha. Ingli number. Ma loeksin siit igaks juhuks juhendist veel üle, mis see täpsemalt tähendab. Et kui ta, siin ta mõtleb, eks ju, et siis ära üle mõtle. Et enda igasuguste enesearengu teemadega on ka ju see, et sa ei saa ennast sinna teise dimensiooni mõelda. Et sa teise dimensiooni saad ainult tunnetada või kuidagi ennast avada või ühendada. Et nagu ma ütlesin, mõtted ju on pigem nagu segav faktor. Ja teistes dimensioonides ei pruugi need kommunikatsioon enam üldse nagu mõtte tasandil ollagi. Et seal on juba sellised teistmoodi tajud ja lihtsalt, et see nagu sisemine teadmine, et ma lihtsalt tean, mis see teine olevus mulle öelda tahtis. Nii, 44. Mõtleja, thinker. Siin siis see põhiline tähendus siin ütleb strateegia, ole analüütiline ja loogiline. Et see sõnum on see, et oskus mõtestada ja strateegiat luua on praegu sinu fookus. Ja ta ütleb, et ka sul on kõik informatsioon olemas, mida sa vajad. Et hoia asjad lihtsad ja sa võidad elumängu, mida sa praegu mängid. Et siin ma näen küll seda, et ongi täpselt see, et sul juba on kõik vajalikud vahendid olemas. Et kui sa otsid mingit valgustust või mingit enda kõrgem olemuse ka ühenduse saamist või oma sellist tõelist olemust, siis lõpeta otsimine. Sul on juba kõik vahendid, kõik teadmised, kõik olemas. Et nüüd lihtsalt on samm-sammult vaja seda tunnetust arendada. Siin ta ütleb, et strateegiat ja loogilist lähenemist, et võib-olla siis pigem hoia distsipliini, et mees ja naisenergiat peavad ju olema tasakaalus. Et meesenergia tahab struktuuri, kus naisenergia saab sees voolata. Et võib-olla praeguses hetkes iseenda leidmiseks sul oleks vaja mingi konkreetne plaan luua või mingi struktuur luua, et oletame, et ma võtan iga päev 10 minutit, et siis tõeliselt iseennast tajuda, mediteerida ja tunnetada neid oma peenemaid energiaid. Et see on kõik harjutamise asi ja iseenda tajumine ja selle suurema teadvuse tajumine. Et see on nagu jalgrattasõitu, sa ka ju harjutad enne, kui sa lõpuks sinna püsti saad. Et ei tasu üle mõelda ja ei ole vaja rohkem neid raamatuid lugeda. Hakka lihtsalt iseennast kuulama, proovi luua ühendus oma südameruumiga ja mõtteid positiivsemaks muuta. Et see alguses see mõtete positiivseks muutmine, see võib nagu tunduda ajuvaba,
ja see on selline hästi nagu mehaaniline ja umbes, et mul on ju tegelikult nii halb tuju, et ma tahaksin nii halvasti öelda. Aga esimene samm on nende mõtete märkamine ja siis võib-olla isegi lihtsalt ütleme kunstlikult need ümber pöörata. Et kui esimene mõte tuleb, et nii rumal inimene, ma tahaksin ta seenele saata, siis kui sa märkad seda, siis lihtsalt ilma nagu mingi suuremat ootusteta lihtsalt mõtle ümber, et ma saadan talle valgust. Et igal ühel on oma tee, tal on mingid põhjused, miks ta kuidagi käitub. Ma saadan talle lihtsalt valgust. Ja kui see esialgu tundub nagu jabur või rumal, siis pika peale see muutub loomulikumaks ja tänu sellele ongi võimalik oma sellist olekut nagu peensageduse peale rohkem häälestada ja seda ühendust oma hingetasandiga rohkem tunnetama õppida ja seda ühendust tugevdada. Et kui alguses võib-olla on need hetked lühikesed ja viivud, siis mida rohkem harjutada, siis tugevamaks see läheb. Nii, loodame, et on olnud selge siiamaani. Tõmbaksin veel viimase kaardi, mis me nüüd teada saime. Iseenda otsingud, puhasta ennast, et saaksid ühenduse luua oma tõelise sügavama olemusega, oma peenergeetilise olemusega, mis on alati sinu käeulatuses, need on alati sul olemas. Et kui me võib-olla kujutame ette, et on mingi meie siin mainemaailm ja siis mingi vaimude maailm ja siis, et need eksisteerivad nagu eraldi ja siis sa nagu käid nende vahelt, siis tegelikult see on nagu kõik samal ajal. Ja see on kõik sulle alati kättesaadav. Viimane toetav sõnum. Milline maailm avaneb sinule, kui sa siis nüüd lood selle plaani või võtad iga päev aega, et luua ühendus oma tõelise olemusega? Milline on see võimalik maailm, mis sinule avaneb? Mingi uut moodi olek või mingi uus asi, mida sa varem pole osanud ettegi kujutada. Sest me saame mõelda peaga ainult neid asju, mida me juba teame, et on olemas. Kodu, reclamation, see on siis nagu tagasi kutsumine või mis see inglise keeles olla võiks. Ja see ongi selline kodutunne, et sa tõeliselt saad aru, kuhu sa kuulud. Ja tuleme tagasi sinna identiteedikeskuse, fookus. Ei tule. Et kui sa lõpuks tajud seda oma hingetasandit, siis sa saadki sellise nagu täiesti kodutunde ühenduse. Et see, kus sa oled päriselt pärit ja kuhu sa kuulud, kodu. Loodan, et oli huvitav kuulamine. Minul oli väga põnev, kuidas see siit kõik jälle lahti rullus. Ja tule ikka uuesti uudistama, mis mul siin kanalil on. Järgmise korrani!